Selles videos tutvustame, kuidas vastata kaasamise kutsele. Oletame, et olete meilidel saanud teate, et teid on kaasatud ehitusloa või ehitusteatise menetlusse ja teid kutsutakse ehitusregistrisse dokumentidega tutvuma ja kaasamiskutsele vastama. Esmalt tuleb ehitusregistrisse sisse logida. Seda saab teha ekraani paremas ülemises servas nupu Sisene kaudu. Sisenemisel tuleb esmalt valida autentimise viis. Selleks on kas ID-kaart, mobiil-ID, Smart-ID või EU e-ID. Valime kõigepealt viisi ja logime sisse. Valime rolli, millises rollis meile see kutse tuli. Kõik kaasamise kutsed on leitavad töölaualt vasakult pool menüüs, nupp töölaud ja vaheleht kutsed minu kaasamiseks. Minu kaasamise kutsetele tabelisse tulevad kõik kutsed. Menetluse numbrile vajutades saab selle lahti. Oletame, et ma soovin sellele kutsele vastata. Numbrile vajutades avan selle kutse. Kaasamise kutsega kaasas on ka ehitusteatise või ehitusloaga esitatud dokumendid ja ehitiste info. Kaasamise kutse koosneb 4 vahelehest. Kaasamise vaheleht, kuhu on kirjutatud kaasamise andmed, millises seisundis kaasamine on, kes on kaasatud isik, mis on kaasamise põhjus, mille kohalik omavalitsus on täitnud ja milliseks ajaks seda vastamistähtaega on määratud. Siis küsitakse, milline on kaasatu arvamus. Menetluse vahelehel saab vaadata menetluse üldinfot, eelnõu alus, ehitusteatis või ehitusloa taotlus. Vajadusel saab selle dokumendi alla laadida. Kuvatud on menetleva asutuse info, kes on menetlejaks, milline on menetluse number ja millised ehitised selles menetluses on, milline on nende seisund. Vahelehel ehitised näeb siis selle taotlusega taotletava ehitise andmeid. Miinusmärgiga saab selle kõik andmestiku kokku võltida ja jääb selline hästi kompaktne vaade. Plussile vajutades saab jälle kõik andmed lahti teha. Ehitise vaates kuvatakse ehitisega seotud ehitustegevuse info. Vajadusel saab selle andmestikuga tutvumise järel need andmed miinusmärgist kinni panna. Ehitise üldinfo, ehitise kasutamise otstarbed, ehitise mõõtmed, ehitise konstruktsioonid ja materjalid, ehitise tehnilised näitajad, ehitise asukoht, ehitise kuju asukoha andmestik, ehitise kuju nimi, ehitise koordinaadid, ehitise kuju aadress, ehitise kuju tehnilised andmed, näitajad, geomeetria moodustusviis, geomeetria tüüp, aadressiandmete süsteemiga seotud viited, hoone osade nimekiri, alt saab seda tabelit liigutada ja tabeli lõpuosas on kuvatud tegevus, mis selle ehitustegevusega kaasneb, kas mõni hoone osa võib-olla likvideeritakse, lisatakse, on muudetud andmeid. Päris alla jääb kuju alla jäävate katastriüksuste loetelu. Kui ehitus ulatub üle mitme katastriüksuse, on neid katastriüksuseid siin ka vastavalt mitu. All tabeli lõpus kuvatakse link, mille kaudu saab ehitise andmed kõik kokku voltida. Ja siis on see vaade palju kompaktsem. Vahelehel dokumendid kuvatakse taotlusega esitatud dokumendid. Ehitusprojekt, mille saab alla laadida lingile vajutades,
või siis pilvekese kaudu digikonteineri alla laadida. Kui taotlusele on lisatud lisadokumente, asuvad nad taotlusel dokumentide plokis. Energiamärgisega saab tutvuda, plussile vajutades saab neid andmeid vaadata. Energiamärgise teatise numbrile vajutades saab seda dokumenti vaadata. Kõige alumises plokis ehitisregistris olevad ehitisega seotud dokumendid kuvavad kõiki selle ehitise kohta ehitisregistrisse kantud dokumente. Vajadusel saab nendega tutvuma minna. Hetkel need lingitud ei ole, need saavad varsti ka lingi külge, siis saab siit kaudu otse dokumendi juurde minna. Olles nüüd tutvunud selle taotlusega ja selle kutse aluseks oleva andmestikuga, kaasamise vaatel saan ma avaldada oma arvamust. Ja minu seisukoht siis selle ehitustegevuse osas on siis, kas ma olen nõus selle kavandatuga ja kui ma ei ole nõus selle kavandatuga, sest ma leian, et see riivab minu õiguseid, siis märkuse kirjutamine on kohustuslik. Oletame, et ma ei ole nõus, sest hoone asub minu kinnistule liiga lähedal. Palun tagada tuleohutuskuja ja piisav päike minu krundil. Nii, ja kui mulle see sobib, siis salvestan ära. Kui ma ei soovi üldse mitte midagi öelda, mul arvamus puudub, saab valida ka arvamus puudub ja selline info lähebki menetlejale. Kui ma soovin selle märkuse või arvamuse esitada, siis vajutan nupule esitan. Ehitusregister küsib, kas ma olen kindel, et soovin arvamust avaldada, hiljem seda muuta ei saa, see arvamus edastatakse menetlejale. Siin saab veel loobuda arvamuse avaldamisest, vajadusel muuta sõnastust ja esitan nupule vajutades läheb see arvamus kohalikule omavalitsusele või siis mõnele teisele menetlejale ära. Esitan nupule vajutada. Nii. Nii. Ja läks ära. Selle kooskõlastus kaasamiskutse seisund muutub sooritatuks. Kaasamise andmetesse kuvatakse, millal see vastamise tähtaeg oli, sai varem tehtud, siis on hästi. Ja ongi tehtud. Kaasatu arvamus on teele saadetud.